There's really just one single wall between you and the life you know you want to live, and that's your mindset. And I'm going to share one with you that kind of changed my life immediately. Trust me, I know how you feel. I know you're sick of it. You're sick of knowing that you have these big goals and dreams, and yet you don't know how you're going to reach them. And it kind of feels like you're just wasting all your potential. So ultimately, you do nothing, because the more you think about it all, the more overwhelming and honestly impossible it all sounds. But what if I told you that it really wasn't that hard, and in reality, you can change your life as soon as tomorrow? In late December of 2023, I decided I'm done. I can't do this anymore. I can't sit here and continue to feel miserable and empty while I wait for my life to change for me. But then I fell into the same old trap as I'm sure you have. I start to overthink and I start to get overwhelmed. I would think about how long it would take and just how much work I would actually have to put in to make a difference in my life. And then I reached my phone to open Instagram for like the 30th time today. But then it dawned on me. I recalled a piece of advice I was given a while back. By who? I have no idea. It was probably my mom though. Thanks, Mom. But the advice goes, just take one step every day. When you think of your goal or dream, don't look at the entire mountain you're about to climb. Just find where you're going to put your foot next. It doesn't need to be complicated. It's easy to get overwhelmed by your big goals and dreams, but if you just think, just one step today and I'm done, it makes things a whole lot easier. And if you still need a little bit of extra motivation, just remember that the pain of doing nothing will always be worse than the pain of doing something. Because sure, taking steps can be uncomfortable and intimidating and scary, but it will always be better than the alternative. The slow, never-ending subconscious discomfort of remaining dormant will always be worse than the temporary and voluntary discomfort of making a change. Maybe some days you'll feel an extra bit of motivation and you decide to take 3 steps instead of just 1. That's great. And maybe some days you're really just not feeling it, but you just remind yourself, just a small step today. That's fine too. What matters is that you move forward, even if it was just a little bit. These steps add up, and before you know it, you'll be able to see the top of that mountain just a little bit clearer than before. And when I say that this changed my life immediately, I mean it, because while before I wasn't moving forward, now I am, one step at a time, one day at a time. Currently, while I'm writing this, it is February 13th, and I find that I've been working on something every day since the new year, as I just keep reminding myself, just take one step today. And as a result, I have instantly changed my life. Maybe not in a substantial way, like I didn't just become instantly successful or anything, but now I've given myself some sort of purpose with each day, and I'm slowly but surely moving forward. You must change your life in order to change your life. Make that small change. Do it once every day, and eventually you'll realize that you've made a bigger change than you could have ever imagined. No nii, saame alustada. Pange enda küsimused ka chati, kui teil neid on, et täna keskendun teie küsimustele. Ja kui neid küsimusi ei ole väga palju või üldse, siis tuleb tänane kõne suhteliselt lühike, et oleme rääkinud siis Wyckoff'i teooriast, läbi lõhki erinevaid võimalusi veel sinna juurde ja andsin enda poolt ka siis teile ühe sihukese nuggeti, väikse vihje, et kuhu siis turgu oodata, et kus see potentsiaalne nii-öelda pöördumine toimuda võiks. On mind üldse näha ja kuulda? Või ekraani? Nii. On ikka, super lõks. Üks küsimus eraldi Discordi tuli, et
millised on head order block ja supply demand alad ja kui suur peaks nende järgi olema fair value gap, et tehing õnnestuks. Tehingu õnnestumist me ei saa 100% garanteerida. Et me kaupleme tõenäosusi, aga kas see ka lõpuks välja mängib, see on ise küsimus. Nüüd peaks muutuma, peaks näitama. Vaatame korra, kas, jah, nüüd peaks olema minust ekraan näha. Order blocki temaatikal siis võtan kohe siit sammuselt tänase näite. Loodan, et on näha. Ekraan liigub ikka. Et order block või supply demand, kui võtta siit nii-öelda siis peale New Yorgi sessiooni, mis meil siin on, peale sedane liikumine, mis meil turg siin siis ööga tegi ja siis Aasia tagasi alasse, nii-öelda jõudus ju ala lähedale, siis esimene order block ja ka supply demand on meil siin. Ja kas me märgime nüüd order blockiks või supply demandiks ühe või järjestikuse küünlad on individuaalne siis valik ja stop loss siis vastavalt selle ala peale või lähime nii-öelda siis kas väiksema struktuuri peale. Ja kui siia märkida, nii, vaatame, kas me saame pihta ka, supply demand, see oleks siis müügipoole supply demand ja siin taga on kohe ka order block, ehk siis viimane tõusu küünal enne suurt langust. Nii. Tumm. Nüüd on meil siin olemas ilusti siis supply demand ja ka order block. Ja minu isiklik reegel on see, usun, et leiate interneti avarustust ka väga palju neid reegleid ja punkte, et nii order blockile kui supply demandile peab eelnema fair value gap, mis meil on siis siin ilusti olemas. Siin on isegi neid mitmeid. Et fair value gap peab olema. Fair value gapi suurus vast nii ütleks, et eks ta on oluline, aga mitte nii ülimalt oluline. Et muidugi siuke pisikene, et kui ütleme see küünal oleks nüüd tulnud kuskile siia maale, et see on fair value gap on vaevu märgata, et oleks siin vahel meil on fair value gap, siis toda jah päris arvestaks, et fair value gap peab olema siis, kus ta on kujunduslikult öeldud, normaalselt märgitav või nähtav. Et kui siit alt ka võtta, näiteks supply demand, see ala siin, siis siin on ka täitsa normaalne fair value gap. Märgime siia need ka ära. Siia fair value gap paneme pai poole ja supply demand küünal meil siis siin. Ostu poole supply demand. Ja me kaupleme tõenäosusi. Ehk et kui hind jõuab meie, võtame siit selle bloki, kui hind jõuab meie supply demandi või order blokki, siis kõige olulisem, kõige tähtsam on see, et me tahame näha siis väiksemal ajaraamil, mida turg seal teeb, kuidas hind käitub seal ala juures. Loomulikult, kui me oleme tööinimesed, siis meil ei ole aega väiksemal ajaraamil minna, ehk kui näiteks 15 minutit on meie analüüsi ajaraam, siis siin peal toimetamegi, entry ajaraamile ei olegi väga mõtet minna ja kasutame siis limit ordereid ehk ootel tehinguid ja saame enda stop lossi kaasi vastavalt paika panna ja entry ka. Order blocki alusel oleks siis entry siin order blocki ala alguses ja stop loss 2 varianti, kas siis ala peal, ehk siis kohe siin üleval, või eelneb siis eristatav siuke struktuur. Joon graafik annab parema pildi, et kus meil siis turg on siin liikunud. Ehk et eelnev struktuur on meil siin.
ja küünalde pildis siis stop loss kas siis siin ala peale või eelneva struktuuri peale. Emma kumba. Ja oleneb ka teie siis pippide arvust, kui suure arvu koguse pippe te enda stop lossi siis ütleme maksimumalaks arvestate. Need 2 võimalikku entrit nendes kohtades siis siin supply demandiga oleks ta siin natukene üleval pool ja stop loss siis ka ala peale või siia eelneva siis eristatava struktuuri peale. Et need nii-öelda kaks sihti ja maksimum siht, mida sihtida on selle sama analüüsi ajaraamil, siis tegelikult võtan tagasi, siis vastaspoolel, ehk kui turg siit alla tuli ja siit tagasi üles meie alapoole liikus, täitmata supply demand order block ala. Order blocki siin otseselt nii-öelda siis märkida saa, väiksemal ajaraamil leiaks order blocki ka siit. See oleks siis 5 minuti peal. Supply demand on kergesti eristatav. Ja fair value gap siin ees. Ehk et meie target oleks siis turvalisem mõttes see ala. Ja kui 1.5 oleks siit siis order blocki alast tehing ja sihtida siis teispool supply demandi, maksimum oleks siis see wiki tipp või selline wiki põhi. Supply demandiga täpselt samamoodi, kui me supply demandist lähme tehingusse, siis sihtida teispool olevat supply demandi, mis on täitmata, kasutamata, samamoodi 1.5 peaaegu 1.6 ja maksimum siis oleks siin see wiki põhi. Ühega siis 7,45, teisega 8,34. Ja laseme turul toimetada. Turg tuli ilusti sisse, austas siis meie supply demandi ja ka order blocki, mis tähendab austab, on siin nende küünalde näitel siis, et turg käis siin alas sees ära, ka kõrgemal, haarati natuke likviidsust ja sulguti alast väljas. Ehk et selge nii-öelda siis signaal müüjate kohalolust endiselt siin hinnaalas. Et siin on endiselt müüjad huvitatud siis selle varaklassi müümisest. Ja ka siin siis peale seda pikavikiga Doji küünalt tekkis meil ka hämmereid, mis on siin selgem indikatsioon, et müüjad on turul ja siin on vastuseis müüjate poolt ja ostjad siis puksitakse turult välja või vähemalt kuskil maale. Ja siis see esimene nii-öelda täitmata supply demand teist poolt, kuhu siis turka täpselt ilusti sisse jõudis. Fair value gap, olenevalt mida te kauplete, fair value gap on see magnet, mis tõmbab turgu enda poole. Et sellepärast on minu nii-öelda siis reeglistikus ka fair value gapi olemasolu kohustuslik vajalik, kui ma märgin supply demand ala ja ka order blocki, et fair value gap peab olema. Ja fair value gap on siis see magnet, mis tõmbab turgu enda poole. Nii. Tulles tagasi siis selle, ütleme siis selle nuggeti juurde, mis ma teile andsin. Kui vaadata siit eelnevat seda turuliikumist, kus meil turg on tulnud, alla, alla, kergelt alla, üles ja nüüd alla. Siis viimane täitmata ala on meil siin see üles liikumine. Ehk et see on see siis ala, kuhu me ootame turgu tagasi tulema. Vähemalt. Nii võtame need eest ära. Siit siis wiki põhjast kuni siia tipuni. See on see retracement ala, mida siis turg viimati murdis ja kuhu turg siis tagasi testima ei olnud tulnud. Ja ka võtta siis eelnev struktuur, mida siis turg testinud veel ei olnud. Et kui siit vaadata selle struktuuri langemist, turg tuli, liikus üles, liikus alla, liikus üles, liikus alla, liikus üles. Siis kõikide nende liikumiste juures
turg tuli testima eelmist struktuuri põhja. Täpselt nagu eelmine kord seletasin, et turg üldjuhul tuleb siis testima struktuuri põhja. Ja viimane siis kasutamata täitmata ala, kuhu turg tagasi veel jõudnud ei olnud, oli siin sammuse agressiivse liikumise alguses. Ja kuhu siis kui turg sisse tuli. Ja siit see liikumine algus sai. Ja täpselt sama teema siis ka nii-öelda siit selle retracement'iga, kui turg sinna alapoole liikumas oli, siis selle võtmes samamoodi. Meil toimus üles liikumine, alla. Nüüd see pullback ala on see nii-öelda huviala, kui siit turg välja murrab, et kuhu sisse me ootame turgu tulema. Turg jonnis siin, murdis õrnalt välja, siis tulid uudised, vikkisid natukene, kuid hindi ikka siia alasse ja murdis siis veel rohkem välja uuesti. Ja teistpidiselt nüüd järgmine ala meil siin, siis tuleks nüüd kaasata ka see vikk, et kus me ootame siis turgu välja murdma. Turg hästi napilt, tõmbame siia joone peale, käis väljapool, murdis välja ja siis lõpuks murti tagasi alasse sisse ja kukuti teisele poole välja. Ehk et siin on siis liquidity grab, tehti liquidity grabi liigutus ja turg kukkus allapoole. Ja see viimane, võtame siia poole, viimane ala, kus siis turg siit selle liikumise tegi, kui ta välja siin murdis, meil viimatine ala on siin see, pullback ala, kuhu turgu oodata, turg liikus meil siit välja, toimus see välja murdumine ja tuldi alasse sisse ja murti uuesti välja. Siit saame uue ala endal, siit viki põhjast, siia viki tipuni, et kui turg välja murrab, murdis välja, tuli tagasi. Tuli siia alasse testima. Saame märkida endal järgmise vahemiku, siit see ja see, kuhu turg oodata, kui väljamurdumine toimub. Turg murdis välja ja nüüd jõudis tagasi alasse. Ja siit oleks ootus, siis et turg jätkaks nüüd enda seda langust. Ja siis me saaksime märkida endal uue ala, siit põhi ja see tipp, kui see on nüüd see tipp, mis siia paika jääb. Et kui turg siit murrab välja, siis oleks see ala, kuhu me ootaksime turgu tagasi tulema. Et jälle langusesse minna. Kas keegi teist on testinud seda teoreemi järgi ka? Olete seda backtestinud juba, järgi vaadanud, kuidas ta töötab. Et tänasel päeval ta töötas, võiks öelda 5 minuti peal, vast kõige ehedamalt. Et siin, kus meil suur langus toimus pullback, jälle välja murdumine. Meil viimatine ala, kuhu turgu oodata, oli siin see. Turg tuli, mängis, jäi siia kinni ja lõpuks siis murti ülesse poole välja. Ja meie sisemises liikumises siis järgmine pullback ala on meil siin see, kuhu oodata turgu tulema. Turg murdis välja ja ka 5 minuti raamis siis siin tuli nüüd alla, tuli testima meil siia ja liikus jälle välja. Olen kasutanud. Ja kuidas tundub? Kas tundub, et seal on mingi, kus ütleme siis, mingi nagu siuke võlu selle asjas, teeb ta pildi lihtsamaks, selle pildi märkamise lihtsamaks, et kuhu turgu oodata. Loomulikult, nagu siin täna uudised, siis uudised võivad liigutada ja hüpata seda turgu ootamatustesse kaugustesse, kuid kui vaadata nii-öelda neid küünlakehi, siis turustruktuur jäi endiseks. Et siit küünlakehade järgi, siis turustruktuur jäi ikka uptrendi liikumisse, kuni see lõpuks siin ka 5 minuti peal see trend muutus.
eelasin hästi pihta, natuke testisin, kas märgin neid alasid ainult analüüsi ajaraamil või ka väiksematel. Täna läks veits rappa. Mõlemal ajaraamil. Neid on täitsa okei. Kui võtame siit selle 15 minutit, siis need alasid on täitsa okei märkida analüüsi ajaraamil, nagu siit 15 minuti peal, ja ka väiksemal. Ehk et kui võtame näiteks 1 minutit, siis enne kui turg, olenevalt kui kaugel ta siis meil parasjagu siin liikunud on, siis saame seda pullbacki samamoodi märkida, mida turg siis siia alasse tagasi mängimisel teeb, senikaua kuni meil siis siin väiksemal ajaraamil trend muutub. Ja väiksel ajaraamil täpselt sama temaatika. Üles liikumine, pullback, meie ala on siin, kuhu me ootame turgu tagasi tulema. Turg murdis välja, ehitas ennast siin, tuli siia sisse, testiti ära ja ootame nüüd jälle välja liikuma, et murraks jälle väljapoole. Siis me eelmine pullback oli see, siis nüüd uus pullback ala tuleks võtta see siin, millest oodata turgu välja murdma. Turg tegi välja murdmise, murdis välja ja nüüd jälle siin pullback. Tuli jälle siia alasse sisse. See siin on külgi liikumine. Ja meie uus ala, siis millest me ootame turgu välja murdma, on see vahemik, et turg murraks siit välja, tuleks alasse tagasi sisse ja saame siit nii-öelda selle tagasitõmbega siis minna järgnevasse ostutehingusse, kuid meie analüüsi ajaraam on downtrendis, 15 minutit on downtrendis praegu, siis me ei tahaks enam nii kõrgelt siis ostutehingutesse minna, vaid oodata pigem ära siis see turu suuna muutus. Märgin korra siia peale. See on meie vahemik. Et ootaks turusuuna muutust, siis ideaalis liquidity grab'iga. Kas liquidity grab'iks osutub seesama punkt siin? Siin see on külgi liikumine. Kas see on meil liquidity grab? Saab seda näha. Olenevalt kummale poole siis turg nüüd välja murrab. Kui turg murrab siit välja, siis ootaks turgu tagasi alasse tulema ja tahaks näha siis trendi suuna muutust. Ja siis on meil siin uus nii-öelda see pullback ala tekkinud, kuhu sisse turg ootaks. Ja et jätkuks siis see downtrend, siis tekib meil uus pullback ala, kuhu me ootame jälle turgu sisse, et minna see müük edasi. Ja siis läheksid juba meie entry ajaraam ja analüüsi ajaraam omavahel ilusti kooskõlla. Et mõlemad liiguvad siis ühtses suunas. Nii. Võtame need ära. Nii. Olin eemal vahepeal, aga GBP USD oli vast 1,5 nädalat tagasi, kui oli kõne, siis pani hoopis teises suunas minema. Isegi ütlesid, et see oli ootamatu uudiseid, siis polnud nii-öelda high uudiseid, mis võib olla see muutus, et nii oli tookord. Võib-olla on just juba eelnevates kõnedes juttu olnud, vabandan, et ei saanud olla ühenduses. Ei ole hullu, kõik okei. Arvestades meil tänapäevast siis maailma olukorda, kus iga hetk võib midagi ootamata tulla, sest suured võimuvõitlused, mida meie võib-olla kõik ei näe, kulisside taga toimuvad, siis need võivad mõjutada turgu täiesti enneolematus suunas. Ja kui võtame siit daily, siis selle pildi, siis see sama nii-öelda agressiivne liikumine, mis meil siit on toimunud mitmeid päevi, siis see sama agressiivne liikumine võiks öelda, et on poliitiline liikumine. Isegi kui meil ei ole suuri uudiseid, isegi kui me vaatame uudiseid ja olen ka mina vaadanud uudiseid, teinud neid prognoos uudistele ja kõik peab paika, uudised tulevad täpselt nii, nagu oodata oli ja turg paneb ikka teises suunas, siis need poliitilised mõjutused, need kaaluvad üle, et siin selles nii-öelda
räiges tõusus. Toimus siis Trumpi tariifisõda, see toimub siiamaani, praegu on tema poolt siis lubatud 90-päevane tariifirahu, eks see näha, kaua see kestab. Et sellepärast ootaks ka siis turgu nüüd normaliseeruma, et tuleks allapoole. Aga see on kõik poliitiliste mõjutuste tagajärg. Väga-väga suures osas. Ja oleme näinud ka kulla puhul seda, neid liikumisi. Teinekord ei ole uudis, teinekord ei ole siis, ütleme, tavapoliitilist mingit otsust ega sükast asja, vaid on mingi sõda. Alustatakse kuskil mingisugust agressiooni ja sellest piisab, et turu olukord muutuks kohe hoobilt. Et isegi, kui uudised paika peavad, siis ootamatusi tuleb. Ja täna ka GBP uudised siis toetasid justkui seda liikumist, mis siin oli, aga turgu siis manipuleeriti. Siin on ilus manipulatsioon. Turgu manipuleeriti, vabastati tee ja liigutati siis soovitud suunas. Toimus manipulatsioon, just kui uudised kandsid vilja, GBP-le positiivne ja siis hakkas see tagasi liigutamine. Ehk turgu liigutati sinna suunas, kus siis seda sooviti teha. Ja siin on ka siis, võiks öelda, Wyckoff'i teooria, Wyckoff'i meetod ilusti nii-öelda pildis, kus meil on siis langus toimunud. Nüüd on konsolideerumine kerges siukses tõusujoones. Väike manipulatsioon siin uudiste poolt, aga lõpuks siis liquidity grab, tagasi alasse mängimine ja väljamurdumine teisele poole. Et ilus siuke Wyckoff'i liikumine siis 15 minuti natukene suuremal pildil toimus siis tänase päeva jooksul. Ja olen ka nendest sessioonide nüüd liikumistest, et turg siis liigub nii-öelda tõususuunda, liigub külg liikumisse, siis toimub manipulatsioon ja toimub siis edasi distributsioon. Sama asi toimub siin, turg meil tuli distributsioonist, liikus külg liikumisse. London üldjuhul, kui Aasia lähistane aeg, ütleme, jääb seal konsolideeruma, siis London üldiselt on see manipulatiivne sessioon. Siin toimus manipulatsioon ja New Yorgiga toimub distributsioon. Siin siis nii-öelda see külg liikumine siukses diagonaalses kujus natukene. Ja alati see paika pea. Kui Aasia trendib väga-väga hästi, siis võime oodata Londonilt külg liikumist. Ja manipulatsioon võib jääda hoopis New Yorki või siis New Yorgi algusesse. Et siin eilse päeva puhul võiks öelda, et üks siuke ilus näide. Loomulikult me leiame seda Wyckoff'i teooriat igalt ajaraamilt, ka siin külg liikumine, manipulatsioon, distributsioon. Aga kui vaadata neid sessioonipilte, toimus meil siin siis trendimine, uuesti alla, külg liikumine, manipulatsioon allapoole, toimus manipulatsioon ülespoole ja distributsioon. Koos vahepealse ka siis külgi liikumisega. Et see sama Wyckoff'i teoreem, metoodika siis töötab kogu aeg. Turud, võiks öelda, see on see muster, mille järgi turud liiguvad. Siin ka meil Aasia trendis, London jätkas trendimist ja toimus meil siis konsolideerumine siin New Yorgi ajal. Kaks nii-öelda konsolideerumist võiks öelda ridamisi. Siin toimus õrn manipulatsioon ja toimus siis distributsioon. Tagasi alas selle jälle konsolideerumine, siukses ka siis tunneli võtmes. Manipulatsioon, järjekordselt New Yorgi sessiooni ajal, London jäi meil siin konsolideeruma ja distributsioon. Et sama nii-öelda see Wyckoff'i meetod töötab. Ja
töötab ka, siis see, mis ma teile näitasin, kui turg murrab alast välja, siis need pullbackid, kus turg teeb enda neid pullbacke, need on need alad, kuhu me ootame turgu tagasi tulema, tagasi tõmmet tegema. Olenevalt sellest siis kummale poole trend parasjagu liikumus on. Kas on kuidagi võimalik ennetada või aru saada, kui turg hakkab konsolideeruma? Eks selle tuleb vaadata. Võtame kas või tänase päeva, hommikupooliku kas või. Meil Aasia liikus. Üldjuhul, kui meil on selline agressiivne liikumine, siin siis Aasia puhul nii-öelda tagasitõmme, siin eelneva üliagressiivse liikumise puhul, siis peale seda agressiivset liikumist, see agressiivne liikumine väsitab turu ära, võiks öelda. Siis peale seda agressiivset liikumist mingil hetkel on meil oodata konsolideerumist. Kas ja kui hästi me suudame seda tuvastada, on ise küsimus. Konsolideerumine ei toimu alati siis sirgjooneliselt külgsuunas, nagu ta täna siin toimus. Konsolideerumine toimus siin siis nii-öelda diagonaalses võtmes. Ja lõpuks toimus manipulatsioon. Tagasi alasse, uuesti konsolideerumine, jälle manipulatsioon ja distributsioon. Et konsolideerumise, siis ütleme esimene ennetus või ütleme see, milles konsolideerumist tähele panna, on see, kui turg, näiteks nagu meil siin Aasia ajal liikus ülesse, kus siis turg enam sellest tipust järgnevat tõusu, nagu siin, siis kõrgemale tee. Vaid turg pöörab siit siis tagasi langusesse. Siis double top, double bottomi mustri tekkimine annab meile aimdust konsolideerumisest. Kõik oleneb ka sellest ajaraamist vaatenurgast, mille peal te vaatate. Et see on esimene indikatsioon siis konsolideerumisest. Ja loomulikult teine pool siis põhi. Et kui see pullback meil toimub, et kus meil on see põhi. See on meie esimene raam vahemik. Kas see nüüd hakkab, see konsolideerumine, täpselt niimoodi külgsuunas olema, seda me ei tea. Nagu tänase päeva pool toimus see siis kerges diagonaalses võtmes. Kuni lõpuks toimus manipulatsioon. Ja manipulatsiooni siis indikaator on see, kui turg õrnalt, nagu ta siin murdis või ei murra üldse, käib nõks üleval pool ära ja tuleb kiiresti tagasi alasse. Ehk et küünlad ei lähe siis kõrgemale, ei sulgu, kõrgemalt sinna ta on sulgunud nii-öelda siis selle ala peal. Järgmine küünal siit kõrgemal sulgumine, siis oleks olnud struktuuri murdumine. Niisugune kindlam signaal, et turg siis võib minna üles poole, aga sinna sulgusid täpselt nii-öelda selle alapiiri peal. Et selge manipulatsiooni näide, lisaks haamri küünla siis tekkimine või siis tagurpidi haamri ja turg tuli tagasi alasse. Ja siit ka nii-öelda kui välja märkida see alumine joon, seda pikendada, siis meil siia paremale edasi, siis nii ilusti näha, et kus see nii-öelda konsolideerumine oli, turg käis väljas ära, haaras likviidsuse, siin on nii-öelda see esimene petekas, tuli tagasi alasse, murdis alla, meil on just kui trendijoon tekkinud, tegi riittesti siia trendijoonele ja kukkus kolinale allapoole. Et alati see konsolideerumise ei pruugi olla sirgjooneline. Ja alati seda manipulatsiooni ei pea siis toimuma ega tekkima meie konsolideerumisalast konkreetselt väljapool. Annab aimdust ka siis struktuuri pilt, et kui struktuuri murtakse. Kas või näiteks siin, kui võtame siit, tuleme replay'ga siia, siis ei pea nii palju kerima, nii lähme minuti peale. Nii, zoomime natuke välja.
siin ka, siis konsolideerumisega tegu, kus turg meil on tulnud, on siuke diagonaalne konsolideerumine, väga agressiivseid liikumisi ei ole, suht siuke rahulik ja iga kord siis turg siin 1 minuti peal on ka struktuuri murnud allapoole, tuli ka viimane retest ja murti allapoole. See nüüd siuke agressiivne murdumine on ikka kindlam märk, kus meil siis siit konsolideerimisalast on väljamurdumine toimunud ja toimus ka siis 1 minuti vaates siin kohe retest ka ära ja turg kukkus allapoole. Nii, võtame selle ära. Ise tänase päeva puhul ootasin ka turgu siia alasse tulema. Võib-olla oli isegi, ma mõtlen, täpselt tehingut ei mäleta, oli vist see ala mul. Aga lõpuks turg võttis siis break-eveniga välja. Et sain väikse kasumi ja turg võttis break-eveniga välja. Vaatan korra, või oli see isegi Aasia pealt. Eke, enam on sama koht, sama ala. Et sai vaadata ja turg siis lõpuks siit selle sama liikumisega tagasi üles tulles, siis turg võttis minu tehingu ära. Aga ma olin 1-2 siis endal juba kindlustanud, olin pool kasumit välja võtnud, et sellest on tullu, et kui turg selle ära võttis. Peale seda ootasin siis turu selginemist ja uue võimaluse tekkimist, et mida siis minu jaoks kahjuks ei tekkinud. Et kui vaadata siit seda New Yorgi sessiooni, siis minu huviala oli siin see ja 5 minuti peal täiesti täpsemaks. Sest siin, milleni turg ei jõudnud. Ja turg tuli siis siia eelmisesse sellesse liikumisse sisse. Tuli seda struktuuri põhja siia testima. Murdis välja, toimus vikiga testimine siin ja lõpuks siis küünlaga ehk siis struktuurid omavahel kohtusid. Mõtleme need just ära. Siin on ilusti näha, struktuurid kohtusid ja peale seda turg sai allapoole minna. Järgmine punkt, küünalde peal võib-olla keerukam märgata. Joon graafikul vast selgem. Järgmine punkt siin. See oli viimane struktuuri põhi, kuhu siis ootaks turgu tagasi tulema. Turg ilusti tuli. Testime siis seda. Peale seda, kui siin see, kui selle osa, siis see test oli ära toimunud. Turg liikus allapoole. Esimene ootus siia, teine siia, lõpuks turg tuli, tegi enda pullbacki ja nüüd alla. Ja sama nii-öelda siis muster, sama pilt jätkub. Esimest kohtumist ootaks siia, teist siia. Justkui niisugused support resistant alad. Ja on ilusti näha ka siin paremal, kus siis turg selle sama ala peal on jäänud kinni. Järgmine ala kohe siin samusel lähedal. Nii, põmm. Loodan, et siiamaani on arusaadav, on mõistetav. Ja mina ise näen selle nii-öelda pullbacki väljamärkimisel, näen siis seda tohutut efekti, seda tohutut mõju. Et see annab mulle selle aimduse, et kui turg on ära liikunud, kuhu ta tagasi siis pöörduma peaks. See annab just mulle selle kaugema targeti, mille poole see väiksemate ajaraamidel näiteks on kaubelda. Ja kui turg lõpuks sinna jõuab, siis kaubelda teistpidi. Et see annab niisuguse selgema pildi turu liikumistest ja arusaamistest. Nii, vaatan korra chati.
Turu murdmine peab alati olema viki murdmine. Viki murdmine annab lisakinnituse, võiks öelda. Struktuur on küünlakehade järgi. Struktuur on küünlakehade järgi. Kui ma vaatan vikke, siis jah, et saada kindlam signaal, siis turg peaks nüüd selle põhjasid murdma. Et saaksime kindlama signaali, eriti peale seda, kui turg liikus meil siit üles poole, siis et turg tahab downtrendi minna. Vaadates turustruktuuri, kas see tänast päeva, siis turustruktuur on meil siin, küünlakehade järgi. Ja toimus siis murdumine meil siin selles lõikes. Et hästi paljud teised ingliskeelsed educatorid ka mina alguses näitan, kui ma seletan midagi, kõik me joonistame nooli. Mida need nooled peegeldavad? Need peegeldavad turustruktuuri ehk joongraafikut. Ehk seda, kus küünlakehad sulguvad. Need ei peegelda vikki. Need peegeldavad joongraafikut küünlakehi. Ja see sama turustruktuuri liikumine, kui ma märgin ta siia peale, ja meil oli ka siin väiksem struktuur ja nüüd toimus break, nüüd toimus retest, siis selle põhja siin ja selle tipu vahel ja siis turg murdis allapoole. See on turustruktuuri liikumine ja kui panen joongraafiku, siis see on üks ühele. Põmm. Et küünlakehad peegeldavad turustruktuuri ja küünlakehade järgi ehk joongraafiku järgi me saame need varajased signaalid, olenemata sellest, et siin meil on vikk ehk pikk saba, siis me saame joongraafikul need varajased signaalid, et turg murdis struktuuri allapoole. Ehk küünlakehad sulgusid eelmistest küünlakehadest, kus siis hind kinnitus, hind seismei, sulgus allpool. Et on potentsiaalselt siis struktuur murtud allapoole ja võib tegu olla siis trendisuunu muutusega. Toimus retest ja see leidis kinnituse. Siin vist isegi Fibo, kui vaatame siin turu, joon graafiku järgi, Fibo 50-ni jõudis isegi. Punkti pealt jõudis turg Fibo 50-ni. Et ilus korralik nii-öelda tagasitõmme. Nii. Vaatasin ka tänasel samas supply demand alast tehingut, kuhu London sisse tuli, ootasin 1 minuti peal ära trendi pöördumise, aga retracement oli nii väike, et ei saanud tehingu kaasa. Kas oleksid ise sealt tehingu võtnud või mis kinnitus oleksid ära oodanud? Räägime siis sellest tipust siin. Läheme 1 minuti peale, et ma ise lasin sealt turul nii-öelda siis ära mängida. 15 minuti peal ilus pilt seal tuli, siis vaadates nüüd 1 minuti pilti, siis 1 minuti struktuur, kui me vaatame küünlakehi, on meil siin selline. Turg siin väiksed liikumise teinud, see on meie 1 minuti struktuur, kus siis on turg oma liikumise teinud. Ja tähelepanu peaks meil keskenduma siis nendele tippudele ja põhjadele, siin on samal joonel, tipp siin, põhi siin, tipp siin, põhi siin, tipp siin, põhi siin. Ehk meie kõige viimatine põhi on meil siin. Ja siin 1 minuti peal entry ajaraamil on okei siis vaadata juba näiteks vikki. Muidugi uudised on teine teema. Aga vaadata kas see vikki, sest siin ei ole selle küünlakeha ja viki vahel siis eriti suur nii-öelda vahemaa, et on okei vaadata seda. Edasine turustruktuur. Turg liikus üles, tuli alla, kõik on justkui endiselt uptrend, siis turg tuli siia ja ei teinud enam higher high. Ja hakkas allapoole liikuma. Tundub, et on moodustunud higher low ja liikus allapoole.
Ja vaadates nüüd turustruktuuri eelnevat punkti, võtame kas või küünlakeha järgi. Meil kõige viimatine punkt, kus me ootame siis turg murdma. Märgime küünlakeha, märgime ka wiki välja. Siis kuhu turg testima tuli, kui välja murti. Täpselt sama punkt. See oleks olnud nii-öelda esimene huvipunkt, huviala, kus siis nii-öelda tehingut oodata. Ja kui turg nii-öelda siit puudutas ära, ei julgen minna, liigub allapoole, kus on meil järgmine struktuuri osa. Märgime siit wiki põhi ja märgime ka küünla põhja. Ehk meil on märgitud nii-öelda siis turustruktuuri põhi ja ka siis küünla wiki põhi. Ja kuhu turg testima tuli, kui ta välja murdus? Liikus alla, tuli testima ja läks. Siin on veits väiksem struktuur, sama põhimõte on ka siin toimunud. Ja lõpuks toimus siis nii-öelda suurem hüpe. Loomulikult mingis ajaaknas me saame nii-öelda siis või tõlgendame enda jaoks vale signaali ja tundub, et turu trendi suund on see muutunud. See on täiesti loomulik, et loomulikult 1 minuti peal, kui 15 minutit on meie entry-ajaram, siis vahepeal see turu trendi suund muutub. Seega on olukord, kus meil põhi siin, turg mängis, tegi siin väiksemat struktuuri ka, murdis jälle allapoole, tuli siia ja hakkas allapoole liikuma. Tundub, et nüüd ongi meie struktuuri vahemik. Siis see ja see. Ja siis turg murdis kõrgemale. Nüüd vaatame, et okei, on siis see. Turg hakkas allapoole tulema. On see. Nii järgi sessioon. Turg tuli, liikus allapoole. Seda siin võib võtta kui liquidity grab'i. Võtame siit sellest ära. Võtame selle ka. Nii. Kus meil see viimane osa oli? Siit wiki põhjast. Siia. Et küünal käis allpool. Jah, sulgus ka, aga ma oleks tahtnud, nagu see sinine küünal siin, oleks tahtnud seda näha veel sulgumas allpool. Et oleks nii-öelda see kindlus olemas. Ilus nii-öelda hammerhead siia siis tekkinud. Ja viimatine ülemine siis hinna maksimum. Hind käis allpool ära, tegi enda retracementi, mängis ja siis murdis ülesse. Kuni siis lõpuks tuli nii-öelda see kaua oodatud turu liikumine. Meie tipp liigub siia, ülesse peale, põhi jääb sama koha peale. Ja kuhu turg tuli lõpuks tagasi testima, kui siit see väljamurdumine tehti. Täpselt sama, just kui support resistant ala. Samasse alasse, samasse punkti tuli turg testima. Tehti kõrgem nii-öelda pullback ka, haarati likviidsus siit pealt ära ilusti. Isegi õitan apelt siit, küünle wiki pealt. Haarati likviidsus ja läks. Et see sama pullback teoreem, turustruktuurid, kus on viimased põhjad tipud, ka see töötab 1 minuti peal, see töötab igal ajaraamil. Ega siin, kui turg liikus üles, nüüd ootan välja murdmist, murdis välja, siis meie pullback ala, kuhu turgu oodata sisse, on see. 1 minuti pildis. Turg tuli, liikus, tegi enda testi ära, murdis välja, siis meie vahemik nihkub nüüd siia, kuhu oodata ja kus siis turg praegu sees on. Et siit võiks oodata siis langust. Tahaks näha ka siin 1 minuti peal, kui turg selle signaali annab, et turg hakkaks siit näiteks allapoole juba ennast ehitama. Midagi sellist. Saab näha, mis see turg täpsemalt siis teeb. Nii. Sama siin 15 minuti peale hammerhead küünal tekkis ka, kuid selle confirmationi pealt ei julgenud veel tehingud võtta. Jah, eks neid lisakinnitusi
on mõistlik oodata, kas siis Hammerhead, nagu täna siin 15 minuti peal ilusti tekkis, või tekib teil siis Double Tower, topelttornid. Tänases päevas ütleks üks ilusat pilti isegi ei ole. Topelttorni pilti. Eilses päevas siin otseselt ka ei olnud. 15 minuti peal. Neid nii väga ei pruugigi olla. Aga kus teil on siis, võiks öelda 2 engulfing küünalt, üksteise kõrvuti. Kas need on ühe suurused või üks väiksem, teine suurem. See oli kitsakas, aga annab nii-öelda märku sellest, et ostjad surusid ja müüjad surusid kohal. Et kui need on tekkinud, need võivad ka olla ühed kinnitused ja nii kui see on tekkinud, uus küünal avaneb tehingusse. Stop loss ülesse ja oodata siit siis turgu allapoole edasi liikuma. Need kinnituse confirmationid võib olla erinevaid. Kas või näiteks ka Fibonacci lihtsalt, et kui jõuab golden zone'i, siis see on tehingukoht ja minek. Nii. Vaatan, rohkem küsimusi ei ole. On teil veel küsimusi või mitte? Paistab, et hetkel ei ole. Minul omalt poolt teile rohkem täpsemat infot otseselt anda ei ole. Et kõik minu salvestus on minu YouTube kanalis. Sealt saate neid vaadata. Ja mängiks natukene ühe video siia. Nothing changes if nothing changes, man. In order for something to change, there needs to be change. They'd say, well, I'm afraid to make a change. And I'd say, well, that's okay. That's understandable. How afraid are you of not making a change? Let's make a little vision of that. You're 35, you hate your job. What's the consequence? You're not motivated. You don't want to get out of bed in the morning. You're starting to get depressed. You're getting bitter. You're getting resentful. You're getting cynical. You're amotivated at work. You're not doing a very good job. And you're starting to shrink. Now play that out for 10 years. You don't change it. You don't fix it. And what happens? You're going to be in the same situation, but 10 years older. And if you can't get out of that situation now, what the hell makes you think you're going to get out of it in 10 years? You're only seeing what's in front of you. You're not seeing what's above you. I can't change the beginning, but could I change the middle? Can I edit that story, rewrite that story, and change my entire life? Väike süke motivatsiooni, väga hea video, väga hea sisu. Ühesõnaga, mina omalt poolt tahtsin teile öelda, et kõik minu antud, minu õpitud, edasantud õpetused on YouTube'is olemas. Igal ajal saate neid vaadata. Kontaktid on teil olemas, minu omad. Saate kirjutada, saate joonistada. Aga minu lõpulause on see, et tänasega siit minu teekond siis kogukonnas lõpeb. Rohkem õppevideosid, kõnesid minu poolt ei tule. Et aeg on muutusteks ja minu muutus on selline, et on aeg liikuda edasi. Kui teil on küsimusi, saate pöördu minu poole, kui on kontakte, vaja saate küsida kellegi käest ja kohtume teiega siis tipus. Tšau, paka!